Objektiivi raadio. Tervist head raadiokuulajad, Objektiivi raadiosaade taas eetris, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kiriku loolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna räägime Eesti demokraatia olukorrast eelkõige sellisena, nagu see paistab eelseisvate presidendi määramiste valguses. Tuletame meelde kõikidele raadiokuulajatele, et Eestis president määratakse eliidi poolt ja praegune protsess, mis lahti on läinud, paljuski räägib sellest asjast ja illustreerib seda temaatikat vägagi hästi. Sellepärast, et viimati on ERR-is ja Eesti meedias käidud välja selline nimi nagu Riina Kionka presidendiks. Tegu siis on ilmselt ühe diplomaadiga, keda järjekordselt Eesti avalikkus ei tunne. Ja seda positsiooni on siis Reformierakond justkui toetanud, palunud seda teha ka veel sotsialistidel ja Lauri Läänemetsal ning tegelikult hiljutises artiklis sai selgeks, et Riina Kionka nimi on läbi käinud eelkõige endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese soovitustest, kui lubate siis tsiteerin Ilvese kirja. See on see, miks olen korduvalt nii oma eravestlustes kui ka siin väljendanud arvamust, et sellises olukorras vajame intellektuaalset ja välispoliitilist majakat Kadriorus. Sestap olengi maininud 3 isikut, Jüri Luik, Mati Maasikas ja Riina Kionka. Niisiis riigipea pöördumises on see Kionka nimi välja tulnud. Ja miks Ilves sellise kirja kirjutab, on see, et ta peab Eesti välispoliitilist panust nähtamatuks ja ütleb, et Kadriorg vajab intellektuaalset ja välispoliitilist majakat, kritiseerides selle kaudu siis eelkõige president Alar Karise panust välispoliitikasse. Et ärevatel oludel, nii nagu tegelikult ka siin Postimehe ühes artiklis välja käiakse, juba mitu kuud tagasi, mida oleme ka siin Objektiivi raadiosaates sinuga Veiko kommenteerinud, toodi välja see sama argument millegipärast, et Eesti vajab ärevatel oludel sellist välispoliitilist presidenti, kes oleks tugev välispoliitikas ja viiks Eesti välispoliitikas maailma kaardile. Mis on siin aga ühisnimetajaks on kahtlemata see, et Eesti rahvas lihtsalt vaatab pealt, kuidas eliit nii-öelda või siis ladvik lihtsalt diskuteerib, millist presidenti Eestile määrata. Ja ilmselt mina ei ole siin ainukene, kes Riina Kionka nime kuuldes lihtsalt kehitab õlgu ja ütleb, et ma ei ole sellist nime mitte kunagi varem kuulnud. Täpselt samuti nagu enne Kersti Kaljulaidi presidendiks määramist ja nimetamist Riigikogus samamoodi väga paljud ütlesid, et nad ei ole kunagi Kersti Kaljulaidi nime kuulnud. Muidugi Kersti Kaljulaidi nime nad kuulsid siis järgnevatel aastatel pikalt ja laialt ning Kaljulaidist sai loomulikult Eesti poliitmaastikul võib-olla üks kõige lõhestavamaid presidente, keda me oleme siin viimastel aegadel näinud, kui võib-olla mitte arvestada Toomas Hendrik Ilvest ennast. Aga tõepoolest, Eesti demokraatia oma enda kastmes, parimas kastmes, ehk siis teiste sõnadega demokraatiat meil ei ole ja me lihtsalt rahvana vaatame pealt mingisuguseid kuluaaride diskussioone, kuidas meile presidenti määratakse ja presidenti tehakse. No jaa, mul on täpselt samasugused mõtted ja tunded, et loed nagu lehest, loed uudise pealkirja, mis toob välja ühe või teise nime, järgmine uudis toob välja mingisugused reaktsioonid sellele, siis on mingisugune saade, mingisugune intervjuu, mingi usutlus ja minul kui kõrgeima võimu kandjal olen ju minagi üks valijatest, üks Eesti Vabariigi kodanikest, Eesti rahva seast, keda nimetatakse meie põhiseaduses kõrgeima võimu kandjaks. Minul kui kõrgeima võimu kandjal, ühena neist kandjatest, ei ole mitte kõige vähimatki võimalust kuidagi märku anda või ütelda, et kes minu arvates võiks olla Eesti president. Keegi küsigi minu käest.
ei küsi ühegi teise kõrgema võimu kandja esindaja käest. Ja selle tõttu on ka aastaid ju räägitud tegelikult, et Eestis peaks ikkagi president kui riigipea olema valitav rahva poolt, mitte parteide poolt määratav, mitte tagatubades välja sõelutav nimi. Ja siis erakonnad vaatavad, et milline kandidaat, milline isik neile kõige paremini sobib või nende arvates siis Eestile kõige paremini sobib, aga tegelikult see küsimus on ikkagi selles, et kes neile sobib kõige paremini, kes kõige vähem oleks selline takistav persoon parteide ambitsioonide osas, kes kuulaks parteide sõna või ajaks seda sama joont ja kurssi, mida parteid õigeks peavad. Et see on nagu nende jaoks see kriteerium. Ja on muidugi vastu väidetud, et kuna Eesti on parlamentaarne riik, siis on õige, et parlament on see, kes määrab presidendi või valib siis nii-öelda formaalselt presidendi, et ei peaks olema rahval seda võimalust presidenti valida, kuna see annaks nagu presidendile liiga suure mandaadi. Et president saab nagu rahva poolt tohutu mandaadi, aga põhiseaduse järgi tal nagu väga neid funktsioone ei olegi, et ongi nagu suge esindusisik rohkem. Et koputab seal mingit seaduse või isegi ei koputa, aga siis kuulutab välja, mida Riigikogu on ära koputanud ja peab vabariigi aastapäeval ja võib-olla mõnel olulisel juhtumil Roosiaias kõne ja sellega tema roll suuresti piirdub. Ja muidugi võtab siis väliskülalisi vastu ja aitab siis piltlikult öelda, et seda punast vaipa lahti rullida. Aga kui president on nii nõrk, et talle rahva mandaat ei taheta anda, siis ausalt öelda ma ei saa ka aru sellest igatsusest välispoliitilise presidendi järgi, et sellisel juhul meil peaks olema tubli inimene välisminister. Ja meie diplomaatiline korpus peaks olema tasemel, et nemad on need, kes teevad ju tegelikult selle Eesti esindamise töö reaalselt ära. Ja president ongi see, kes kirjutab mingi lepingu alla või peab mingid kõnesid ÜROs või kusagil mujal rahvusvahelisel areenil, aga tegelikult välispoliitikat kujundab siis Islandi väljak ehk siis välisministeerium ja nagu me teame nüüd üsna hiljutisest ajast, et tegelikult ju Islandi väljak ehk siis välisministeerium, eesotsas minister Margus Tsahkna ja kantsler Jonatan Vsevijoviga ongi heitnud praegusele presidendile Alar Karisele ette seda, et ta ei ole nagu kuulanud väga nende sõna, et on mingid kõnesid pidanud seal Kasahstanis näiteks, kus ta ikkagi päriselt neid Islandi väljaku ette kirjutusi ja juhiseid ei täitnud, ei järginud, vaid talitas omapäi. Et siin, kui me nagu avame selle diskussiooni, et kes peaks olema Eesti president, milliste omadustega, kuidas ta siis peaks välja valitama, kes peaks teda valima, siis tuleks tegelikult selgeks rääkida, et mida me presidendilt üldse ootame. Ma arvan, et Eesti inimene, tavaline Eesti inimene, Eesti valija tegelikult ei oota ju seda, et president oleks suur välisesindaja. Jah, Lennart Meri seda kahtlemata oli, see oli tema suur anne, et oskas ennast välismaal kuuldavaks teha, marssis president George Bushi kabinetti ja näitas gloobuse peal ära, kus Eesti asub. Vaat milline uhkuse allikas siis laulurahval, eks ole, meie mees läks Washingtoni Valgesse majja ja tegi Ameerika presidendile selgeks, kus Eesti asub. Aga Arnold Rüütel, kes siis tuli peale Lennart Merit, oli tegelikult sisepoliitiline president ja rahvas hindas teda. Ta oli küll olnud nõukogude ajal ka nõukogude nomenklatuuris, aga rahvas hindas teda just nimelt sellise tasakaalukuse tõttu ja et ta oligi täitis sellist tasakaalustavat rolli. Kui me räägime praegusest presidendist Alar Karisest, siis mulle tundub, et alguses ka lükati nagu välja sellise parteide käpikuna. Leiti lihtsalt üks inimene, kes võiks seda presidendi rolli täita, kellest kardeti nagu kõige vähem, et ta hakkaks parteide kavatsusi kuidagi takistama. Aga
tundub, et Karis on siiski ilmutanud vähemasti teatud aspektides just nimelt neid omadusi, mida me presidendilt nagu tavainimestena eeldame. Ta on üritanud olla mingites situatsioonides tasakaalustavaks jõuks. Jah, ta kuulutas välja abielu väärastamise seaduse, ta on kuulutanud välja veel terve hulga seadusi, mis on sisuliselt Eesti demokraatiat lammutanud, kui me mõtleme siin Riigikogu asjade peale, mis sealt on nagu tulnud, et kus on nimme palutud, et ta jätaks midagi välja kuulutamata. Ja ta on seda siiski teinud, aga teatud küsimustes ta nüüd on siiski üritanud olla natukene isepäine, kas või kirikute ja koguduste seaduse puhul. Ja selles mõttes ta on nagu üritanud olla natukene sinnapoole, mida nagu tõeliselt presidendilt ootaks. Et ta ei oleks parteide käpik, et ta ei oleks valitseva poliitilise ladviku ideede mingisugune elluviija, läbisuruja, ühiskonnale kurgust alla suruja, vaid et ta üritaks olla tasakaalustaja, et ta üritaks olla tõepoolest näoga rahva poole. Et ma tean, et EKRE on siiski ütelnud, et nemad ei toeta Karisest teiseks ametiajaks ja kas lõpuks tema kandidatuur üldse üles seatakse, see on täiesti omaette teema. Aga kui me räägime sellest, kes see president võiks nagu meie nägemuses olla ja mida siis talle ka põhiseadus peale paneb, siis kõige selle juures mina leian küll, et president peaks olema rahva poolt otse valitav ametiisik. Ta on ikkagi riigipea, ehk siis riigi esimene mees ja sellisel juhul tal peaks olema rahva mandaat. Ja kindlasti ei saaks see nüüd olla niimoodi, et nagu meil praegult tegelikult on, et Riigikogu erakonnad peavad praegu mingisuguseid eravestlusi põhimõtteliselt. Saadavad sõnumitega üksteise telefonidesse mingisuguseid nimesid, keda siis võiks nagu välja käia. Ja matemaatika siis on see, et kas üks või teine persoon saab Riigikogu seal 2/3 enamuse hääled kokku või mitte. Ja kui ei saa, siis asi läheb ju valimiskogusse. Et see annab täieliku meelevalla mitte isegi parlamendisaadikutele, mitte isegi valimiskogu liikmetele, vaid see annab meelevalla meile president määrata parteide tagatubadele, sest tegelikuks otsustajaks on ju parteide peakontorid, parteide juhtkonnad, kus siis lepitakse mingites isikutes kokku. Ja see, muideks see olukord on täpselt samamoodi saab välja mängitud seadusloomes, kus tegelikult mitte parlament ei otsusta meie seaduste üle, vaid otsustab koalitsiooninõukogu, ehk siis need erakonnad ja kitsamalt võttes nende erakondade juhatused ja tagatoad ja juhtfiguurid, kes parasjagu võimul on. Nemad otsustavad, milline seadus läheb käiku, siis läheb see seadus Riigikokku, siis edendatakse seal kogu see nii-öelda parlamentaarne jutumärkides protsess maha, kuni selle hetkeni, kuni siis Riigikogu istungi juhataja koputab haamriga selle seaduse ära ja presidendi ülesanne on siis see seadus välja kuulutada. Et ka sellist parlamentarismi ei saa tegelikult oma olemuselt pidada demokraatlikuks. Nii et jah, ma oma mõtteavalduse siin saate alguses võtaksin kokku sellesse järeldusse, et tegelikult meil ei ole demokraatiat Eestis, Eesti Vabariigis. Me oleme küll põhiseaduse järgi demokraatlik vabariik, aga demokraatiat siin tegelikult ei ole. Et demokraatia on küll fassaad, demokraatiat simuleeritakse, demokraatiat etendatakse, näiliselt on meil justkui demokraatlikud institutsioonid, demokraatlikud protseduurid, kõik käib põhiseaduse ja muude seaduste alusel, näiteks on ka õigusriik meil olemas, lisaks veel põhiseadusele, et tuleb järgida erinevaid seadusi, erinevaid õigusakte, kõik peab käima õigusaktide järgi, aga sisuliselt osatakse kõige selle
deklareerimise juures, et mis meil kõik on olemas, ikkagi minna mööda demokraatia põhinõudest, et otsused peavad peegeldama enamuse tahet. Ja väga paljudel juhtudel nad paraku enamuse tahet ei peegelda ja veel enam, nad ei anna ka üldse enamusele võimalust ennast väljendada, ennast kuuldavaks teha. Aga ma selle mõtte juurde tulen veel hiljem tagasi, kui võimalik ja annan praegu sulle sõnajärje üle. Ma arvan, et miks seda demokraatiat etendatakse niivõrd kirglikult ja miks samamoodi seda demokraatiat vihatakse teise poolega, on see, et sellest annab suhteliselt hea ülevaate või sellise aimduse seesama Ilvese kiri, mida ma siin juba alguses mainisin. Ja Ilves räägib, et ta on masendunud ja tülgastunud, sellepärast, et Eesti on üle pika aja välispoliitiliselt nähtamatu, mõnes mõttes peatu, puudub selge ja ühine arusaam meie sihtidest ja eesmärkidest, kirjutab Ilves. Ja mida siis tähendab nagu presidendi roll või tegelikult ideaalis ilmselt kogu sellele nomenklatuurile ka kogu Riigikogu ja valitsuse roll Eesti Vabariigis? See tähendab põhimõtteliselt seda, et president täidab Eesti välispoliitilise nomenklatuuri käske ja keelde 100%, mitte 99,8%, vaid täielikult 100%. Ta on põhimõtteliselt Eesti välispoliitilise ja miks mitte ka sisepoliitilise nomenklatuuri ja miks mitte ka siis süvariigi, toome selle mõiste siia mängu, esindusnägu. Ja tal ei ole mingisuguseid iseseisva otsustusruume siin. Ta ei saa teha mingeid avanguid või mingeid muid asju. Et avangud kuuluvad sinna valda, mida ilmselt tegi Kersti Kaljulaid, kui ta käis suitsukonisid korjamas kuskilt nendelt nii-öelda, ma ei teagi, tänavatelt, et neid merre juhutaks või midagi sellist, et need selliseid avanguid võib president teha oma enda äranägemise järgi, aga välispoliitilises küsimuses ei ole mitte mingisugust tegutsemisruumi või ruumi enda vabale tahtele. Ja Ilves teatas mõttes nagu igatseb selles kirjas selliseid vanu häid aegu tagasi, kui tema oli president, kui Eesti välispoliitiline tegevus oli selline ühtne, nomenklatuurne, kus põhimõtteliselt pandi paika sellised USA ja transatlantilise maailmavaate baasprintsiibid, siis kui Ilves oli veel president, siis oli USA presidendiks Obama, ehk siis see Ilvesele sobis suurepäraselt. Me kõik mäletame seda, et kui Obama käis siin Eestis, siis Ilves oli nagu selline tark või selline kraps kubjas, niimoodi virk kubjas, näidates nagu Obamale teed. Mees tundis kogu iga oma ihurakuga, et ta on põhimõtteliselt jõudnud Parnassile, tema eeskuju, tema välispoliitilise autoriteedi läte on külastanud Eesti Vabariiki ja siin ei ole enam midagi, vaata, et peaaegu muud saavutadagi. Et see on selline ühtse tervikliku välispoliitilise nomenklatuuri presidendi kandidaadi idee. Ja nüüd, kui me vaatame seda, mida Karis on teinud, siis loomulikult me näeme seda, et kui siin tsiteerida näiteks Herman Kelomehe ja teiste analüüse, siis Herman Kelomees koos Aare Reivartiga on kirjutanud Luigemeedias Delfis siin alles hiljuti analüüsi sellest, kuidas Karise lootus jätkata on nullilähedane, selgelt uue presidendi favoriiti, aga tema ei näe veel ja toob ta siis välja nii-öelda Karise kõike võimalikke nii-öelda halbu pooli, mida siis nii-öelda tema oma soolodega on teinud, et soolode triloogia kirjutab meile Kelomees, kes omal ajal üritas tühistada Tõnis Mäge, kuna ta meie
avalikul meeleavaldusel koroonadiktatuuri vastu laulis, et mees on selline pikaajalise tühistaja kogemusega, selline faktitšekistliku hoiakuga, et kui keegi kuskilt mingisugusest joonest kõrvale kaldub, siis on kelomees Delfis platsis ja hakkab ta siis hurjutama seda inimest ja siingi selles oma nii-öelda analüüsis ta siis toob esile selle, kuidas president on nagu soolode triloogiaga kutsunud esile sellise tormilise pahameele. Esiteks loomulikult see Kasahstani visiit ja seal peetud kõne, siis mõte sellest, et kas ei võiks aidata Ungaril tasuda Vene gaasist loobumise trahve, ehk siis nii nagu seda tõlgendab kelomees maksta otse Venemaale ja nüüd siis hiljuti ka siis Euronewsile ja NBC Newsile antud intervjuud, mis panid ka välispoliitilise nomenklatuuri kulmu kergitama, milles ju Karis teatavasti ütles seda, et peaks hakkama siis Euroopa Liidu tasandil otsima mingisugust läbirääkimise kanalit Venemaa suunal, sellepärast et meie enda Euroopa Liidu välispoliitiline juht Kaja Kallas on mänginud ennast niivõrd nurka, et Venemaal ei arvestata tema sõnavõttudega enam mitte mingil vähemalgi määral ja tal puudub igasugune juurdepääs Venemaa võimukoridoridele mingikski läbirääkimiseks või diplomaatiliseks suhtluseks. Aga see selleks, et need on nagu sellised asjad, mis on pandud siis nagu Karisele ette. Kui me tegelikult ju oleme kommenteerinud sinuga ka siin seda Karise viimast kõnet vabariigi aastapäeval, kus ta ka nagu toob sellise suhteliselt alternatiivse, eelkõige peaministri kõnele mõned päevad enne teda peetud kõnele sellise vastandliku nägemuse Eestist, eelkõige tuues peamiseks probleemiks Eesti sellise madala sündimuse ja demograafia kriisi ning siis rääkides ka tõsiselt selle üle, et me oleme oma armsa saunakese kuidagi siin üle kütnud ja meie diskussiooniruum on küllastunud sellistest liiga emotsionaalsetest kraksatustest ning see ei aita kaasa tegelikult Eesti ühtsusele. Et Karis jah, selle poolest nagu presidendina on üritanud tõesti, nagu ma nõustun sinuga, tõesti hoida mingit joont, mis võimalikult vähe provotseeriks erinevalt siis Kersti Kaljulaidist ja Toomas Hendrik Ilvesest, kes tegelesid paljuski ühiskonna konservatiivsema poole pideva provotseerimisega ja Ilvesest mäletame ka seda, kuidas ta käis ja pidevalt hurjutas sellist konservatiivset poolt, samal ajal kui meie tõstsime lipu üles ja tegime kampaaniat siin kooseluseaduse vastu, siis Ilves oli üks nendest, kes oma sellises reljeefsuses, talle omases reljeefsuses väljendas seda sama tülpimust ja tülgastust siin ühiskonna konservatiivsema poole, kaasa arvatud siis meie vastu, kes seda kampaaniat tegid. Nii et ta ei pidanud paljuks ka seda kommenteerida Eesti Vabariigi presidendina. Aga mis tõepoolest silma hakkab, on see, et nii Kaljulaid kui Ilves teatas mõttes olid sellise ühtse, kuidas öelda, lääneliku bloki nii välispoliitilised kui ka väärtuspoliitilised presidendid. Ja Karisest võiks ütelda, et kuigi ta on põhimõtteliselt peaaegu 95 või 6 või 7% raames kogu seda nomenklatuuri ettekirjatust täitnud, siis mingites väga olulistes küsimustes on ta näidanud teatavat iseseisvuse alget ja sellise iseseisva mõtlemise alget, tõesti vastandudes siis kirikute ja koguduse seadusele, aga siin ka välispoliitilistele algetele, mis ei ole loomulikult jäänud nagu karistamata Eesti meedias ja siin see Ilvese sama kiri räägib sellest, kuidas põhimõtteliselt kõike muud kui Karis. No natukene on aega mööda sellest Herman Kelomehe sellisest analüüsist, peab tunnistama, et millegipärast on siiski vähemalt praegu Eesti poliitilisel maastikul tekkinud selline mingi teatav konsensus, et siin hiljuti on oma toetust avaldanud Karise kandideerimisele Isamaa, kes juhib meie reitingutabelit praegu ja ilmselt vähemalt enda lootuses on see mees, või see
erakond, kes Reinsalu juhatusel siis moodustab valitsust peale järgmise või üle järgmise aasta Riigikogu valimisi 27. aastal ning ka vist Keskerakond, nii palju kui ma mäletan, on andnud oma toetuse Karisele ning nüüd hiljuti siis ka vist Reformierakond on öelnud, et tegelikult võiks Karist sellel positsioonil toetada. Aga loomulikult kogu selle asja juures, astudes nüüd välja sellest nii-öelda välispoliitilise ja sisepoliitilise nomenklatuuri diskursusest, siis võib ütelda, et tõepoolest rahva positsioon on nende mängude juures põhimõtteliselt ümmargune null. Ja me vaatame seda, kuidas tegelikult Eestis puudub igasugune demokraatlik protsess presidendi institutsiooni ümber. Et president ongi selline, keda siis poliitiline nomenklatuur üritab vormida võimalikult enda näoliseks, kes on võimalikult selle võimul oleva seltskonna poliitika nägu, kes ei hakka tegema mingeid iseseisvaid otsuseid, ei välis- ega sisepoliitiliselt ning tema taotluseks ei ole rahva ühendamine. Täpselt samamoodi, nagu ei ole välispoliitilise või sisepoliitilise nomenklatuuri eesmärgiks rahva ühendamine. Eesmärgiks on nomenklatuuri käskude täitmine ükskõik, mida rahva teine või kolmas või neljas osapool siin ütleb. Ja see on oluline nagu tähele panna. Et kuigi me loome presidendis siin just kui mingi kuvandi, kes peaks olema rahvast ühendav jõud, siis ei, nomenklatuuri president seda kohe kindlasti ei saa olla ja teatavas mõttes ma olen täitsa kindel, et seda ei saa ka olla, kui peaks juhtuma mingi ime, et konservatiividele meelepärane presidendi kandidaat tuleks võimule, ei saa tänases Eestis, mis on niivõrd killustunud erinevatesse fraktsioonidesse, maailmavaatelistesse enklaavidesse, ei ole ka temal võimalik tegelikult toimida rahva ühendajana enam. Ehk siis tegelikult Eesti on ennast lõhki rebinud erinevatesse poliitilistesse segmentidesse ja selles olukorras nüüd siis Eesti rahvas vaatab pealt, kuidas veel võimul olev seltskond üritab meile teha ja vormida mingisugust enda näolist presidenti. Ja ma tooksin korra selle välispoliitilise aspekti siia meie mõttevahetusse tagasi. Et jah, tõepoolest, et kui me vaatame presidendile kui lihtsalt ühele esindusisikule, kes peaks siis seda Eesti ühtse nomenklatuurse aparaadi kokku lepitud ja heaks kiidetud poliitilisi sõnumeid edasi andma, et siis sellisel inimesel ei ole rahva mandaati vaja ja ausalt öelda sellisel juhul ei ole vaja teda ka presidendiks nimetada. Nii et siin on ka täiesti selged argumendid nendel inimestel, kes ütlevad, et Eesti ei vajagi presidenti. Et presidendil ei ole tegelikult neid funktsioone, mida täita. Või siis teine variant oleks, et president peakski täitma palju suuremaid funktsioone, palju tähtsamat rolli mängima Eesti poliitilises süsteemis ja omama selleks rahva mandaati, ehk siis olema otse valita rahva poolt. Aga loomulikult seda ei taha ju parteid lasta juhtuda, et president valitakse rahva poolt, et siis kaob neil see kontrollmehhanism käest ära. Et praegu saab presidendi paika panna tagatoa kokkulepetega, seda tehti tegelikult Kersti Kaljulaidi puhul, seda tehti ka praeguse presidendi Alar Karise puhul, lepiti kokku, saadi hääled kokku, valiti ära või määrati ära, pandi ametisse ja nüüd on lihtsalt küsimus, et kas Karis õigustab nüüd ennast selles ametis või mitte ja kas me leiame äkki uue nime ja näo sinna, aga lõpuks ei ole see relevantne, kes see isik on. Relevantne on üksnes see, et see isik täidaks siis nomenklatuurse süsteemi ja riigiaparaadi soove, siis nüüd esindaks kogu seda poliitilist ladvikut, kes nagu Eesti poliitikat ja ka välispoliitikat otsustab ja määrab. Aga ma tahtsingi just tulla selle juurde, et see sama poliitiline ladvik on meid rahvana ja riigina täielikult nurka mänginud.
alles oli siin üks päev uudis Rahvusringhäälingu portaalis, kus kohe vaatan, pealkiri on selline. Belgia peaminister kutsus Euroopa Liitu üles sõlmima Venemaaga kokkulepet. Ohoo! Belgia peaminister Bart de Wever, vabandan kui valesti hääldan, kutsus Euroopat üles saavutama Venemaaga kokkulepet, et lõpetada sõda Ukrainas. Väljaanne Euronews märkis, et Weveri sõnul on läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepe vajalik ka odava energia kättesaadavuse taastamiseks. Ja natukene kerin edasi, tsiteerin. Samal ajal peame normaliseerima suhted Venemaaga ja taastama juurdepääs odavale energiale. See on terve mõistus, lisas peaminister. Ta ütleb, et selle seisukoha juures on paljud Euroopa valitsusjuhid või Euroopa riigijuhid, kes lihtsalt ei taha sellest avalikult rääkida. Mida see ütleb nüüd selle kohta, selle poliitika kohta, mida nüüd ja selle retoorika kohta eeskätt, mida siis meie välispoliitiline ja üldse poliitiline ladvik on viimased 4 aastat vähemalt rääkinud? Et Venemaad tuleb agressiooni eest karistada, Venemaa juhtkond tuleb anda Haagi tribunali alla, Venemaa peab maksma Ukrainale, hüvitama kõik sõjaga põhjustatud kahjud, maksma reparatsioone, Venemaa tuleb tükeldada, Venemaa tuleb põlvili suruda ja see oli ju tegelikult seesama president Alar Karis, kes kasutas seda väljendit, et Venemaa tuleb põlvili suruda selles sõjas. No eks ta ilmselt rääkis neid välisministeeriumi jutupunkte, et ma ei usu, et ta iseseisvalt sellist retoorikat oleks kasutanud, aga ju ta siis luges maha sealt nii-öelda lauluvihikust, mis talle Islandi väljakult ette anti. Aga kuhu me siis nüüd oleme jõudnud? Me oleme jõudnud olukorda, kus Euroopa riigijuhid arutavad avalikult selle üle, et Venemaaga tuleks ikkagi mingi kokkuleppe sõlmida, et paha asi küll, mis seal Ukrainas juhtus, aga meil on vaja odavat energiat. See on risti vastu Eesti välispoliitilisele kursile. Me oleme seda välispoliitilist kurssi viljeldes tegelikult rikkunud või ütleme kõik sillad ära põletanud võimalikes järgnevates suhetes oma idanaabriga. Ja ma ei räägi üldse sellest, et me peaksime nüüd kuidagi nagu olema, peaksime nagu heaks kiitma seda, mida Venemaa teeb või isegi vaikides seda pealt vaatama. Et ei, loomulikult on palju muid viise, kuidas Eesti oleks saanud oma positsiooni väljendada selles osas, mida Venemaa Ukrainas teeb. Aga me oleme ise ennast praegu mänginud nurka, muuhulgas meie president on seda laulu ju kaasa laulnud ja aidanud seda poliitikat ellu viia. Nüüd alles hiljaaegu Kasahstanis ta lõpuks loobus sellest ja sellest tuli siis ka suur selline lõhe. Aga me näeme, kuidas tegelikult, mida ma siin tahan rõhutada, on see, et meie välispoliitiline eliit või üldse meie poliitiline eliit on teinud valearvestuse, väga sügava ja võib-olla isegi saatusliku valearvestuse. Ja ta on teinud seda sellepärast, et ta elab täiesti omas mullis. Ta tunneb ennast mittevastutavana selle maa, selle rahva, selle riigi ees, vaid tundub neile, et neil on kõik hoovad käes, kõik võimalused olemas ja nad võivad teha, mida nad tahavad. Nagu kunagi see laul Fiksi esituses oli tsirkus, et kuidas need sõnad seal olid, et tahan peatub lõvi tallena siin ja nii edasi. Ühesõnaga selline manager, kes näitab näpuga ja teised hüppavad ja teised kargavad otse kui nupust ja ka president peaks siis olema selline isik, kes kargab otse kui vedrust visatud, et täita siis seda etteantud programmi ja seesama nomenklatuur on oma mullis elades tõmmanud meie rahvale, meie riigile kaasa. Ma ei tea, kui suure häda, aga ma arvan, et see ei jää tegelikult tagajärjeta. Nii et kui siit nüüd tulla selle tõdemuse juurest nagu laiema üldistuse juurde, siis minu arvates on meie põhiprobleem praegu selles riigis demokraatia puudumine. Sisulise, toimiva, demokraatliku korra puudumine. On palju probleeme, mis tuleks
üht või teist pidi lahendada ja katsuda ka järgmistel valimistel kuidagi saada inimeste mandaati erinevatele poliitikatele. Meil on demograafiaga probleemid, meil on majandusega probleemid, meil on maksudega suured probleemid, väga-väga palju probleeme on selle riigi ees, selle rahva ees, mis meie elu pärsivad, mis meile raskusi põhjustavad, aga kui me ei saa korda peamist probleemi, mis aitaks lahendada kõiki järgmisi, kõiki teisi probleeme, ja see ongi demokraatia probleem, demokraatia puudumise probleem õigupoolest. Et meil on küll põhiseaduses deklareeritud, et rahvas ehk siis kodanikud on riigivõimu kõrgeimaks kandjaks selle demokraatliku riigi kontseptsiooni kohaselt. Rahvast lähtub võim. Rahvas on see, kes peaks siis tegelikult otsustama nii meie sise- kui ka välispoliitilise kursi üle, selle üle, mida Eesti riik riigina peaks tegema, ka maailmapoliitika areenil, aga ka oma enda kodanike suhtes, kuidas riigielu korraldama. See kõik, see võim on pandud põhiseaduse järgi rahvale. Ja häda on selles, et rahvas ei saa tegelikult seda võimu kasutada. Isegi mitte demokraatlikel valimistel kord 4 aasta tagant või siis võtame need kohaliku omavalitsuse valimised ja ka Europarlamendi valimised, et siis on neid valimisi natuke rohkem kui kord 4 aasta jooksul, aga põhimõtteliselt ma väidan seda, et me oleme jõudnud oma riigi pidamisega sellesse olukorda, kus riigivõimu või kõrgeima riigivõimu kandja ei saa tegelikult kaasa rääkida selle riigi pidamise küsimuses. Selles küsimuses, mis peaks selle riigi kurss olema, mis peaks selle riigi poliitika olema, kes seda peaksid ajama, sest meil ei ole isegi ju parlamendi valimiste osas mitte mingisugust kindlust, et valimissüsteem, mis on meelega aetud väga hägusaks ja segaseks, on põhiseaduses ühele päevale ette nähtud, nüüd on seda pikendatud sinna ja tänna, on toodud e-valimised sisse, e-valimiste sinna musta kasti me keegi sisse ei näe, me ei tea, mismoodi neid hääli seal genereeritakse ja kokku loetakse. See on ka täiesti omaette teema, millest oleme rääkinud ja mis ei ole ju lahendust leidnud. Aga senikaua, kuni rahval, kui riigivõimu kõrgemal kandjal ei ole isegi võimalik osaleda ausatel, vabadel ja õiglastel valimistel, me ei saa ju rääkida üldse demokraatlikust riigist. Aga ma räägin veel edasi, et ega sellega ei pea ju siis demokraatia taastamine piirduma, kui me selle loosungi püstitame, et see on meie riigielu kõige tähtsam küsimus praegu. Loomulikult tuleks siis anda rahvale õigus algatada referendumeid, algatada seaduseelnõusid ja ka valida otse presidenti. Ja mõtleme nüüd selle peale, kuidas me oleme täna selles olukorras, kus Riigikogu korraliste valimisteni on jäänud enam-vähem aasta või natuke vähem kui aasta. Me kõik peame elama praeguse valitsuse all, mis arvatavasti püsib kuni järgmiste valimisteni, ette täpselt ei tea, aga mis seal ikka saab juhtuda, seal ei ole väga palju variante. Me peame selle sama valitsuse all elama veel umbes aasta, leppima nende otsustega, kannatama neid poliitikuid, ka maksutõuse ja kõike muud, mida nad teevad, ilma et neil oleks tegelikult legitiimset ja demokraatlikku mandaati. Sest isegi lahus nendest võimalikust valimispettusest, valimiste võltsimisest 2023. aastal, ilmselgelt ju Reformierakond ei lubanud maksutõuse, vastupidi. Kaja Kallase suu läbi öeldi, et maksud ei tõuse ja mida nad siis pärast tegid, tõssid absoluutselt kõiki makse. Keegi oli kokku lugenud, et neid erinevate maksude ja tasude tõuse on olnud 26, ka siis uued maksud nagu automaks juurde arvatuna, 26 maksu või siis mingid muud vastavat tasu on tõstetud põhimõtteliselt selle koalitsiooni poolt, kes tuli pärast viimaseid valimisi võimule ja nad ei lubanud seda, et meil ei ole olnud ju vähimatki võimalust kõrgeima riigivõimu kandjana sellesse protsessi sekkuda. Me käest nagu formaalselt küsiti, et keda te tahate nüüd seal riigitüüri juures näha, siis oli mingisugune väga kahtlane,
moment seal e-valimistega, et kuidagi järsku Reformierakond ja teised liberaalsed erakonnad said seal anomaalselt palju hääli. Ja kuni me seda süsteemi ei suuda korda teha, ja ma ei usu, et me nüüd neid enne järgmisi valimisi saame korda teha, võib-olla peale järgmisi valimisi, aga see on tegelikult kõige tähtsam ülesanne, et meil oleks üldse demokraatlikud, vabad, ausad ja õiglased valimised, mis on eeldus ja võti, et hakkab sündima siin riigis ja siin maal see poliitika ja tulevad sellised otsused, nagu valijad tahavad. Ja loomulikult ka valija võib eksida. Valija võib valida omale kommunistid etteotsa, võib valida mingisugused muud äärmuslased etteotsa, joosta ühe või teise parteiga kaasa mingite tühjade lubaduste alusel. Loomulikult, inimesed on ekslikud, me kõik oleme ekslikud. Valija võib teha valesid otsuseid ja ongi teinud, aga kui on olemas mehhanismid, siis on võimalik neid otsuseid korrigeerida. On olemas, kui oleks olemas referendumite algatamise õigus rahval või ka seaduseelnõude algatamise õigus rahval või ka siis võimalus presidenti otse valida, siis kõik need mehhanismid aitavad olemasoleva võimu kurssi mõjutada, aga praegu ei ole valijatel mitte vähimatki võimalust mõjutada neid inimesi, kes siis nii-öelda rahva nimel, rahva mandaadiga jutumärkides parlamentaarses riigis valitsevad. Et ma arvan, et see praegune olukord, mis on nüüd välja kujunenud pärast 2023. aasta valimisi, pärast kogu seda valijate petmist ühel ja teisel viisil, selline nii-öelda see liberaalse režiimi märatsemine, mis on siin viimastel aastatel aset leidnud, et see peaks nagu selles osas küll meie inimeste silmad avama ja ma väga loodan, et see tegelikult aitab muuta Eesti riigis midagi. Et ma ei tea, kes võimule saavad järgmine kord. Jah, küsitluste järgi on praegu pikalt ees Isamaa ja Keskerakond ja ei ole isegi ausalt öelda päris kindel, et kas just Urmas Reinsalu on see, kes järgmise valitsuse moodustab või siis pärast valimisi uue valitsuse moodustab, et see võib vabalt olla ka Mihhail Kõlvart või siis keegi Keskerakonnast, Keskerakonna kandidaat. Et mingite küsitluste järgi on Keskerakond ka lausa populaarsem kui Isamaa. Ja kuna valimisteni on tõesti veel enam-vähem aasta aega, et siis need vahekorrad võivad ka muutuda poliitiliste jõudude vahel. Küsimus on nüüd selles, et kas nende jõudude juures, kes peaksid valimised võitma, siis seda valitsust moodustama hakkama, kas nende seas on inimesi, kas nende seas on ringkondi, kes tegelikult ka soovivad demokraatiat, kes ka tegelikult soovivad anda kõrgeimale riigivõimu kandjale rohkem sõnaõigust. Et ma loodan, et võib-olla ka need tulevased presidendi valimised suvel või jah, ütleme siis ikkagi formaalselt veel suvel, septembrikuus need aset leiavad, aitavad ka võib-olla ühiskonnas seda sellel arusaamal nagu süveneda, et meie demokraatia ei ole päris selline, nagu me seda tegelikult vajaksime. Et me vajaksime hädasti seda, et riigivõimu kõrgemal kandjal ehk rahval oleks rohkem võimalik riigi asjades kaasa rääkida. Aga praegult on täpselt see olukord, mida kadunud Tiit Madisson on oma tuntud ütluses kirjeldanud, et sellal, kui rahvas laulis ennast vabaks, tegid kommunistid endale riigi. Ja mitte, et nüüd need vanad NLKP parteilased siin endiselt võimul on, enamuse nende aeg on täis saanud, aga põhimõtteliselt vastab see hinnang tõele küll, et rahvale on jäetud laulupeod ja võib-olla mingisugused muud meelelahutused, aga siis poliitiline nomenklatuur teeb omale ise riiki täpselt nagu ta tahab, tal ei ole vaja selleks valijatelt mitte mingisugust mandaati on näiliselt valimiste näol vaja ainult selleks, et siis legitimeerida seda demokraatliku süsteemina, öelda, et me oleme demokraatia, täpselt samamoodi oli Eesti NSV, seal me olime ju ka demokraatia, ainult et rahvademokraatia, nüüd oleme liberaalne demokraatia. Et põhiküsimus, mida mina praegu näen Eesti ees seisvat, on demokraatia taastamise küsimus. Kui see ei õnnestu, siis tegelikult ei õnnestu tõenäoliselt ka need muud
muude probleemide lahendamised, mida me siin näeme, olgu see siis majandusse puutuv, maksundusse puutuv, kas või energiapoliitika, rohepöördega seonduv, kõik need asjad lähevad vanaviisi edasi. Inimesed üha enam võõranduvad oma riigist ja tegelikult see ei morjenda ka olemasolevat nomenklatuuri. No mul on pikemat aega tunne, et see põhiseaduses kasutatud kõrgeima riigivõimu kandja kujund on sinna juba täitsa algselt sisse kirjutatud sellises egiptoloogilises või assüroloogilises võtmes, et kui vaadata sealset Raidkivi kunsti, siis saame aru, mida tähendas toona kõrgeima riigivõimu kandja, ehk siis seal oli kümneid ja kümneid orje, kes kandsid enda õlal mingisugust kandetooli, kus istus kõrgeim riigivõim, ehk siis kuningas või vaarao. Ja orjad, kes seal seda kandetooli kandsid, olidki kõrgeima riigivõimu kandjad. Ja kui vaadata Eesti põhiseadust, siis võib ütelda, et tegelikult me vajame just nimelt demokraatia perspektiivis Eesti põhiseaduse remonti. Sest kui vaadata Eesti põhiseadust, siis valijale põhimõtteliselt on antud ainult iga 4 aasta tagune Riigikogu valimiste valimine, kohalike omavalitsuste valimine, aga tegelikult mingisuguseid muid demokraatlikke vahendeid ei ole ju põhiseaduses garanteeritud. Ja põhiseadus iseenesest ei ole midagi muud kui selline Pätsi, Laidoneri ja Rei poolt nuditud riigipöörajate põhiseaduse inspiratsiooni allikaks võtnud autorite looming tegelikult ja endine Eesti põhiseadus oli ju selgelt demokraatlik, 33. aasta põhiseadus, mis vastu võeti, aga hiljemad riigipöörde järgne praktika näitas seda, et see on nüüd see, millest tegelikult tänane Eesti riik on ja tänane põhiseadus on võtnud endale inspiratsiooni. Ja sellel põhiseadusel, me peame tunnistama täiesti ausalt, on väga tõsised puudused, et me tegelikult vajame põhiseaduse remonti ja vajame põhiseaduse remonti just nimelt selleks, et anda põhiseaduses rahvale tagasi demokraatlikud õigused. Sinna kuuluvad seaduseelnõude algatamise õigus, sinna kuuluvad rahvahääletuste algatamise õigus, mis on põhimõtteliselt nuditud ära, rahval ei ole neid õigusi olemas ja need on asendatud siin jääkeldrite järgselt mingisuguste selliste asendustegevustega. See on alati võltsdemokraatia üks tunnusmärk, et reaalseid tegevusi asendatakse kõikvõimalike asendustegevustega, jättes mulje rahvale justkui meil oleks olemas mingisugune demokraatlik protseduur. Aga kui vaadata nüüd seda, kuidas Eesti demokraatia toimib, siis selge on see, et isegi need demokraatlikud vahendid, mida põhiseadus meile on andnud, ei toimi veatult ja ei toimi sellisel viisil, nagu nad tegelikult peaksid. Et põhiseadus sätestab, et märtsikuu 1. pühapäeval toimivad Riigikogu valimised, aga meil toimuvad Riigikogu valimised ju teatavasti, ma ei tea, juba veebruari lõpust alates, on e-valimised, on eelvalimised, need valimised ei ole ühetaolised, nagu me teame, e-valimisi ei saa mitte mingi nipiga pidada ühetaoliseks valimiseks paberhääletusega ja lisaks e-valimiste peal lasub ju tõsine kahtlus, kas need on võltsitud või mitte. Ja paljud, kaasa arvatud ka mina, tunnistan, et ilmselt need valimised on võltsitud ja neid on võltsitud just nimelt sellise nomenklatuuri ja süvariiklike parteide kasuks. Selle tõttu me olemegi jõudnud sellisesse olukorda, kus isegi need vahendid, mis meile on antud, need napid vahendid, on nuditud, hävitatud, nomenklatuuri poolt asetatud sellesse voogu, kuhu nad on soovitud asetada. Nii et tegelikult meil demokraatia peale lootvate kodanikena puuduvad igasugused vahendid Eestis. Ja meile küll räägitakse parlamentaarsest demokraatiast ja räägitakse, et ei olegi vaja Eesti rahvale anda sellist õigust nagu presidendi otsevalimine, millest me siin oleme rääkinud, aga miks mitte ka teised otsevalimise ja rahvaalgatuse õiguse vahendid. Et need ei kuulu Eesti rahvale, Eesti rahvas justkui ei oleks küps nende vahendite kasutamiseks.
ikka ja jälle tulevad parteid välja selle sama ideega, et me oleme küll küpsed andmaks parteide kandidaatidele oma hääled, millest mõned on, ma ei tea, seal meelelahutustööstusest pärinevad inimesed, kes ei tea riigivalitsemisest mitte midagi, mõned on sportlased, kes pole kunagi väga palju koolis istunud, siis kui koolis istumine käis, teatavasti sportlased tegid trenni ja nii edasi, et mitte, et ma ütleksin, et spordi tegemine oleks kuidagi halb, ei, spordi tegemine on väga vajalik ja hea, aga see ei ühildu vältimata riigivalitsemisoskusega. Ja me põhimõtteliselt siis oleme nendel eeldustel küll küpsed andma oma hääle, aga kõike seda siis just nimelt sellisele erakondlikule parteipoliitilisele väljale, kus erakonnad otsustavad ise, mida nad nende häälte hulkadega teevad ja kuhu nad selle endale antud usaldatud hääle hulgaga siis nüüd selles poliitilises süsteemis asetuvad, milliseid kokkuleppeid nad teevad, milliseid seadusi nad vastu võtavad ja millised on siis nende oma vahelised mingisugused diilid, mida nad eelkõige siis koalitsioonipoliitika raames hakkavad teostama. Ja sellel justkui ei ole rahval mitte mingisugust pistmist, rääkides loomulikult presidendi otsevalimisest täpselt samuti, et rahvas vaatab pealt ja loeb neid leheartikleid, vaatab siis, kuidas tõepoolest siis nagu meie nomenklatuur määrab rahvale uut presidenti. Aga see on tegelikult süstemaatiliselt just meie põhiseaduse viga. Ja me peame täitsa ausalt ütlema, et põhiseadus on puudulik, me vajame tegelikult nende demokraatlike vahendite põhiseadusesse kirjutamist. Täpselt samamoodi nagu me vajame põhiseadusesse kirjutamist, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja mitte ükski teine liit ei kvalifitseeru abieluks. See on täpselt samamoodi asi, mida me tegelikult peaksime tegema. Et sellise põhiseaduse raames, nagu meil praegu on, mis on vägagi puudulik, just nimelt vaadates neid demokraatlikke vahendeid. Sellise põhiseaduse raames ei ole üldse ime, et rahvas leiab ennast sellisest assüroloogilisest, egiptoloogilisest situatsioonist, kus ta on lihtsalt üks nendest orjadest, kes kannab seda kandetooli, mille peal istub kõrgem riigivõim. Ja mitte ei ole selle kõrgeima riigivõimu konditsioneerija ja suunaja, kuhu poole see kõrgem riigivõime läheb, vaid ta on lihtsalt nii-öelda kandetooli kandja, see, kelle eesmärgiks ongi legitimeerida see iseenesest juba savistunud, kinnistunud nomenklatuurne riigivõim, mitte suunata selle riigivõimu teostamise suundi ja määrata selle riigivõimu olemust. Ja sellises olukorras on kõige tõsisemalt, paistab silma just nimelt see, et meil justkui puuduvad mingid vahendid selle olukorra muutmiseks. Ja kui te nüüd küsite, et aga mis need vahendid siis oleks, siis tegelikult meiegi SAPTK-ga oleme teinud mitmeid algatusi, et reaalselt seda otsedemokraatlikku mõtteviisi rahvani viia, aga mis sealt vastu vaatab, on ka teatav selline täielik etableerunud ja käega löönud olek rahva endi seast, et rahvas ise justkui tegelikult ei tahagi neid otsedemokraatia vahendeid ning pigem leiab, et talle tegelikult ei olegi neid vahendeid vaja või ei teata nende olemasolust, et mida tähendab üleüldse rahvaalgatusõigus, mida tähendab seaduseelnõude algatusõigus, millised reaalsed mehhanismid need üldse on. Et see paistab tegelikult silma Eestis paljuski, aga paistab silma ka see, et meie praeguse demokraatliku protsessi raames, kus meie demokraatliku protsessi juhib ka veel e-hääletuse süsteem ja eelhääletuse süsteem. Tegelikult me ei näe, milliste vahenditega seda olukorda üldse stabiliseerida, kuidas jõuda sinnamaani välja, et põhiseadusesse kirjutada sisse reaalselt reaalselt demokraatlikud vahendid, mis garanteeriks rahvale otsustusõiguse. Ja tõepoolest, praeguses olukorras on see äärmiselt raske, kui erakonnad ei võta selgeid positsioone otsedemokraatia osas ja tegelikult neid positsioone pole võetud siin viimasel aegadel üldse ja mulle tundub, et kui rääkida sellest välispoliitilisest nomenklatuurist, siis sa rääkisid sellest mullist,
siis selle mulli ei ole ehitanud endale Eesti välispoliitiline nomenklatuur lihtsalt niisama enda algatusest, vaid selle mulli on tegelikult puhunud paljuski Eesti kohale meie transatlantilised niinimetatud sõbrad ja liitlased, kuhu see välispoliitiline nomenklatuur on asetatud ja istutatud, viimaks läbi seda missiooni, et Eesti oleks selline riik, nagu ta praegu on. Ja sellele nomenklatuurile sobib suurepäraselt selline põhiseadus, kus rahval igasugune otsustusõigus puudubki ja me iga 4 aasta tagused Riigikogu valimised toimivad lihtsalt legitimeeriva protsessina, et ütelda ja näidata, et me oleme ikkagi demokraatlik riik. Et tegelikult meil ei oleks sedagi demokraatiat vaja selle mulli sees istuvale nomenklatuurile. Ja nüüd on siis küsimus, kuidas sellest läbi murda, mida peaks tegema. Ja mina leian mingit muud võimalust, kui tegelikult rahva teadvuse avardamine selles küsimuses, aga ka tõelise iha ja soovi tekitamine otsedemokraatlike vahendite vastu, mida ma tegelikult ei näe, et see kuidagi leviks rahva seas. Kui rahvas ei tule tänavatele, ei nõua seda ja ei nõua ka tegelikult poliitilistelt erakondadelt otsedemokraatlike vahendite rakendamist ja põhiseaduse muutmist, siis ma ei näe tegelikult mingit varianti, kuidas Eesti põhiseadus võiks muutuda ja ma ei näe ka mingisugust võimalust, et me tegelikult need otsedemokraatlikud vahendid või üldse toimiva demokraatia siin riigis võiksime taastada. Huvitav jah, et mina kui isegi mitte monarhist, vaid teokraat olen sunnitud olema demokraatia jutlustaja juba 10 aastat vähemalt, nii kaua kui Objektiiv on olnud. See on olnud ka minu jaoks üks väga oluline teema, millest olen kirjutanud palju kolumne, kirjutanud või teinud ettekandeid erinevatel konverentsidel, rääkinud, kui oluline on ikkagi jõuda tõelise demokraatiani või selleni, et demokraatia toimiks, et kõik need ette nähtud protseduurid toimiks, et rahval oleks üha rohkem ja rohkem võimalusi ka enda soove ellu viia, poliitilisel tasandil realiseerida. Ja ma pigem olen seda sama kogenud, et inimesi ei huvita see jutt demokraatiast. See tundub kuidagi keeruline, kuidagi teoreetiline, kuidagi elukauge. Aga võib-olla me nüüd selles olukorras, kus meie ühiskond on praegu, me saame aru, et miks see demokraatia ikkagi vajalik on. Et see annaks meile ikkagi mingisugused hoovad valijatena, inimestena, kodanikena kutsuda esile muutusi poliitikute käitumises. Ja see ei ole muidugi nii, et tuuakse kandikul igaühe koju mingisugune hääletamismasin ilusa punase nupuga ja ainult vajuta peale, et see nõuab tegelikult väga pühendunud võitlust, et üldse endale need õigused kätte saada ja et üldse luua meie riigis selline õhkkond, kus igasugustel nomenklatuuridel, olgu nad sise- või välispoliitilised või mis iganes nomenklatuurid, ladvikud, eliidid, et neil ei tuleks pähegi see mõte, et nad teevad seda riiki või juhivad seda riiki nagu neile meeldib ja nagu neile pähe tuleb ja inimesed tulevad neile meelde alles siis, kui on vaja oma mandaat nagu järgmiseks perioodiks jälle ära vormistada. Nii et ma kutsun ka kõiki inimesi tegelikult enda eest seisma ja leidma neid võimalusi, kas meeleavalduste näol, kas mingis muus vormis, et anda poliitikutele, anda meie riigi ametnikele, riigi ametiisikutele märku, et me ei ole rahul selle olukorraga, me tahame endale rohkem õigusi, sest kui me seda ei küsi, siis me seda ei saa. Nii et kui me tahame paremat elu, siis me peame ise tegema esimesed sammud, et meie olukord, meie elu paremaks läheks. Ja see on huvitav olukord tõesti, et mina ka kui konföderatiivne libertaarne monarhist olen rohkem kui 10 aastat rääkinud demokraatia vajalikkusest, kuigi ka selles konföderatiivses tasandis on demokraatial väga oluline roll ja monarhia ei pea sugugi seda kuidagi tasalülitama, aga tegelikult demokraatial on kõige olulisem roll selles, et see kaitseb rahvast, kui rahvas on piisavalt tark, et nõuda endale õigusi ja seista enda eest ja tegelikult praeguse Eesti riigivõimu vastu on see vitaalse tähtsusega, sest kui rahvas enda eest seisma ei hakka, siis me seisame silmitsi rahva enda hävinguga.
Veiko, ma tänan sind selle diskussiooni ja arutelu eest. Meie oleme eetris järgmisel nädalal taas. Kõike head ja kuulmiseni. Objektiivi raadio.